Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Me oleme jõudnud oma järgmisesse sihtkohta, mis on Victorias. Selleks linnaks on Mildura. See on siis meie linn, kus me elame vähemalt järgmised 7 nädalat. Siin asub meie ettevõtte peakontor, farm, kus me hakkame tööle ja majutuse pidime me saama siis oma ühe supervisori Tommi kaudu. Tom ütles, et ärge olge nagu väga elevil, et see on üli basic, $80 nädalas. Ja ütles, et vaadake üle, kui kohale jõuate ja otsustage, kas sobib või mitte. Pilte ega mitte midagi rohkem infot ei andnud. Ja jõudsime siis täna kohale ja ütleme niimoodi, et need tingimused olid ikkagi alla inimese elamistaseme. See oli lihtsalt mingisugune kivist kuut, kus ei olnud põrandat. Ühes toas ei olnud voodit, et oleks pidanud selle kivi peal magama madratsiga. Kõik nägi väga must, aegunud ja ebainimlik välja. Nii et ma ütlesin kohe, et mina siia jääma ei ole nõus. Ja leidsime endale siis ööbimise natuke paremasse kohta meie lemmikusse karavaniparki. Juhuu! Ja me lähme homme ära sealt. Me oleme 2 päeva või 3 päeva erinevas käbinis ja alates teisipäevast saame endale sellise päris käbini. Ja seal on 2 eraldi vannituba. Meil oli ülioluline, et me elaksime ühes käbinis ikkagi lõpuks kõik koos, sest meil on ostetud ühine varra, meil on ühine airfryer, ühised potid, pannid, nii et meil oli väga oluline, et meie oleksime kõik koos. Eraldi toad, eraldi vannitoad on ju väga head juba ja hind on $160 nädal näkku. See on väga okei. Me oleme harjunud selle linnaga. Aga praegu me naudime õhtut. Siin on väike holiday weekend. Siin on väga palju vanasid autosid ja me lähme sööma ja naudime õhtut ennem kui me jälle tööle lähme. Seal teisel pool on Taio. Väikene toost meie auto terviseks, kes meid siia kohale vedas ja väike toost iseendale, et me oleme nii rõõmsad peale tänast päeva ja peale pikka sõitu. Nii et edukate seikluste terviseks ja meie terviseks ja auto terviseks. Tegelikult see oli niimoodi, et me sõitsime siia 25 tundi oli puhas sõiduaega. Me oleme siia sõitnud peaaegu 3 päeva. Ja täna oli 270 kilomeetrit puhast kruusateed, 4 tundi. See oli kohutav. Need olid samoalased, neil oli Samoa lipp. Mida nad tähistasid? Ma ei tea. Neil oli oma pidu. Neil oli oma pidu. Peame oma käbinist välja kolima tänaseks ja tööle minema. 10 minutit on aega, et hakata tööle sõitma. Meie Oreoga lähme teisele saitile, nii et me ei saa kindlalt hiljaks jääda. Asjad on alles peale laadimisel. 10 minutit on aega. Kell on 6:30 ja nii see asi siin läheb meie elu kokkupakkimisel. Kõik asjad võtame kaasa, sest et me saame täna õhtul uue käbini omale. See nädal on praegu veidi teistsugune, kui see oleks pidanud olema. Sest et projekt pidi algama esmaspäeval, täna on teisipäev ja me alustame sellega homme, aga et mitte siis niisama passida, saame tööd teha ettevõtte enda farmis, mis on siis viinamarja kasvatus, mida mu selja tagant näete. See on erinev meie tavapärasest tööst ja siin kogu aeg asjad muutuvad iga päev. Töö, mis sa teed, võib muutuda 3 korda. See on päris nagu ebameeldiv, aga peab hakkama saama. Ja minu ülesandeks on täna siis sõita niisuguse traktoriga, millel on taga niiduk ja attachment ja põhimõtteliselt siis niidan nende ridade vahel muru. Aga Robertil on niisugune ülesanne, et tema peab siis puude vahel olevat kraami lõikama, ka traktori ees on mingisugune attachment ja siis ta käib ja sõidab ja niidab, puhastab siis nii-öelda neid tüvisid. See pidi keeruline töö olema. Ja tüdrukud saadeti täna GPS-ima. Päris täpselt ei tea, mis töö see on, aga mingisuguse pulgaga pead päev otsa ringi käima põllu peal ja märkima siis maha taimede
plantimise asukohta. ei tea, eks saab õhtul kuulda, mis nende emotsioonid on sellelt töölt, aga ega ta midagi head ilmselt olla ei saa, siis sa pead päev otsa jalgadel olema. Okay, let's start. I'm Moria. I'm 23 and I'm from Réunion Island. It's an island between Madagascar and Mauritius in the Indian Ocean, yes. I'm arrived in Australia since 4 months. I arrived in Bundaberg, yes, and then visited Melbourne. Then Lorne is on the south of Australia. Then come back to Melbourne and go to Cobram when I met Willem, and go back Melbourne, and then I'm in Mildura. So yeah, good trip in the 4 months. I think is really busy. And yes, about Australia. Australia is huge, like really. I already see a big city, so it's really different from my country. Like in my country, you can have a mountain and the beach. You can do some hiking. There are some traditional food. This is really a familiar island. Like yeah, it's pretty good. Like it's my first travel alone, so at first it was really difficult for me, but now I can reconnect with myself more than the beginning. And yeah, the big city really interesting, but I think I can find my place over there. But I'm here in Australia to do a road trip first of all, so that's why the next project is to buy my car and then do a road trip. Yeah, with Willem. We met us in Cobram. First day for him also. First day in Mandarin farm, and we picked together. It was not picking actually. I don't remember the word to. We threw the mandarin on the floor, and yes, we talked all of the day. It was pretty good, and I was really surprised about that because at this moment I was in a situation not bad actually, but. You know, if you travel alone, and this is my first travel, I had a lot of pressure with everything, and I found this farm, this mandarin farm, and was crazy. So I was at the same time exciting. It's really stressful, and this day reached me a lot, and I was relaxed after this day. So yes. And after this project here, we go to do a road trip with Willem. We save some place, beach or mountain, and yes, I can't waiting for this trip. Yeah, I'm so exciting. So yeah. So let's start to talk about dance. Dance for me is really like a therapy or a meditation. Since I was 5 years old, I danced a lot in the house, and my mother put me on the course, and I used to do classical dance like ballet and contemporary and jazz also. So I like to mix all of these type of dance and also African dance. So yes, like everybody can dance, even you are not a professional dancer. Dance is an experience with your body, how you can feel the music, how you can do some movement with that is pretty cool.
selline on siis meie käbin. Köök. Üks suur köök. Noh, niivõrd kuivõrd suur. 4 inimesele jääb kohati kitsaks. Külmkapp on suur vähemalt. Ei ole probleemi toidu mahutamisega väga. Sisse tulles paremal. Robert ja Aneti tuba. Robert siin pelab midagi. Nende vannituba. WC. Ja teisel pool maja siis on minu ja Orea tuba. Välja selline. Täpselt sama nagu Anetil ja Robertil, aga meil on siis peegelpildis. Või on neil peegelpildis, jumal teab. See ei tee külma. Siin on väga palav. See teeb külma. Pühapäeviti me koristame, täna ongi koristuspäev, sellepärast siin on siuke tavapärasest puhtam ja organiseeritum kõik. Meie pesu läheb pessu kohe. Väljast näeb selline välja. Autod pargimegi siin ees. Väike rõdu, Orea koristab siin. Tulime täna drag race'i vaatama. Meie siin kodupiirkonnas oli 15 minutit autosõitu. Ja vaatame siis seda drag race'i. Autod on siin igatahes põnevad. Emotsioon on hea. Rohkem kommentaare palun. Väga lahe. Näidab minu sügavat võidusõidupuuet. Mõtlesin, et klaarin ka selle ära, et kuidas siis on nikotiini tarbimine Austraalias. Kuna tupsu kvaliteet on siin halb ja hind on kallis, siis üsna kiiresti sain aru, et seda teed jätkata ei saa. Veibi tegemine on ka suhteliselt kallis ja suitsetamine üldiselt ka, kui osta pakkidena, suitsupakkidena. Aga mina siis olen ostnud tubakat ja hakanud ise rullima. Hetkel siis on mul niisugune suure grippkoti täis. Kuskil 250 grammi vist oli selles pakis sees. Sellest jagub umbes kuuks ajaks. Maksis $100. Nii et praegu olen siis läinud seda teed mööda, et keeran ise suitsu, mitte ei osta pakkidena. Võt, nii ongi. The life is not easy. Life is not easy, but life is beautiful. Like really, really.